Tere kõigile LinkedIn turunduse huvilistele, mina olen Taavi Alpuu, mu Liveremeedia projektijuht ja tänases videokoolituses vaatame lähemalt LinkedIn algoritmi muudatusi. Mida täpsemalt tehtud on, kuidas see meie igapäevast LinkedIn turunduse tegevusi mõjutab ja mida me saaksime teistmoodi teha selleks, et orgaaniliselt suurema hulga inimesteni jõuda. Aga ilma surma sissejuhatuseta liigume edasi siis LinkedIn algoritmi hiljutiste muudatusteni. Mis siis vahepeal toimunud on? SSI Score järjekordselt väga tähtsa osakaaluga sinu LinkedIn orgaanilise leviku mõjutamisel. Mida kõrgem see skoor on, seda rohkematele inimestele sinu postitust testimiseks näidatakse. Ehk LinkedIn algoritm võtab esialgu kindla hulga inimesi sinu kontaktivõrgustikust, kellele ta hakkab seda postitust kuvama. Kui sealt hakkab reaktsiooni juurde tulema, siis näitab ta suuremale hulgale inimestele sinu kontaktivõrgustikust seda postitust ka. Ja kui sealt tuleb ka järjest rohkem reageerimisi, head tagasisidet, siis hakatakse näitama sinu postitusi ka nii-öelda teise ringi inimestele, kes võib-olla sinu kontaktivõrgustikus ei ole, kes sind ei tunne, aga kuna näiteks kontakt A on sinu postitust laikinud, siis jõuab see postitus ka kontakt B uudisvoogu, kes jälgib kontakt A-d. Ja SSI skoori siis mõjutab drastiliselt ka Sales Navigatori konto olemasolu kuni 20 punkti võrra. Seega, kui sa maksad Sales Navigatori eest LinkedInile, siis LinkedIn võtab seda kui nii-öelda sellist tasulist reklaami ja ta näitab sinu postitusi ka suuremale hulgale inimestele selle testimisfaasi käigus. SSI skoori komponente on 4, mis panevad siis selle paika, kui suur su skoor on. Esiteks, sinu professionaalse brändi olemasolu LinkedInis. Teiseks, õigete inimeste ülesleidmine siis otsimootori võimaluste abil LinkedInis. Kolmandaks, inimestega siis engage imine, nende kaasamine, kuidas sa enda postitustesse inimesi kaasad, kas inimesed kommenteerivad sinu postituste alla, kas sina kommenteerid teiste postituste alla. Kogu nii-öelda selline sotsiaalne tegevus LinkedInis mõjutab ka sinu seda SSI skoori. Ja neljandaks, uute kontaktide leidmine ja nendega siis nii-öelda kontakteerumine. Optimeeri oma profiili. Mida rohkem informatsiooni oma LinkedIn profiilile lisanud oled, seda usaldusväärsem sa LinkedIn silmis oled. Ehk siis profiilide tasemed jagunevad 3. All Star, kus siis LinkedIn kõige rohkem nagu seda profiili siis võtab nii-öelda autoriteetsemana, on selline, kus kõik infoväljad on täidetud, mis LinkedIn soovitab. Intermediate, mõningad infoväljad on täitmata ja beginner ehk siis enamus infoväljad on täitmata. Mis tõttu sinu profiili, kuna su profiil ei oma väga suurt nagu sellist info osakaalu, siis LinkedIn ei soovi ka sinu seda välja paisatud sisu suuremale hulgale inimestele näidata, sest sa ei mõju autoriteetsena, kui sa ei ole oma profiili ära täitnud. Seega profiili täitmine LinkedInis väga tähtsal kohal. All Star siis nii-öelda nupukese saad sa enda profiilil üles leida, kui sa lähed dashboardile ja siis vaatad sealt nii-öelda statistikat, mis su postitustel viimasel ajal olnud on. Ja seal siis nii-öelda paremal üleval nurgas näidatakse ära, milline sinu profiili tase siis parasjagu on. Kasuta 39 teemaviidet. Teemaviite kasutamise asukoht ei mõjuta postituse ulatust, võid seda kasutada postituse alguses, teksti sees või lõpus. Tähtis on see, et kasutaksid vähemalt 39 teemaviidet. Kasuta teemaviiteid strateegiliselt, sest LinkedIn näitab unikaalsetele inimestele teemaviidetega seonduvaid populaarseid postitusi uudisvoos. Ehk siis see tähendab seda, et kui inimene jälgib mõnda teemaviidet, siis näiteks #digiturundus, siis ma ei pruugi olla tema kontakt LinkedInis, aga ta näeb minu postitusi, mida ma olen #digiturunduse alla siis postitanud. Ehk siis neid tuleks strateegiliselt kasutada, kui sa teed sisu inglise keeles, siis kindlasti mõtle läbi, milliseid teemaviiteid kasutada. Teemaviited, kus on vähemalt 100 000 followeri, toimivad väga hästi reach'i mõttes, nii et soovitan seda kindlasti kasutada. Eesti mõistes, eesti keeles kirjutades sisu, see ei oma väga suurt tähtsust veel, aga kui mõelda sellele, et LinkedIn muutub üha populaarsemaks ja inimesed on aktiivsemad sellel platvormil, siis kindlasti tasub seda strateegiliselt mõelda ja mingite teemaviidete sellist strateegiat enda jaoks nagu paika panna. Ise ma kasutan üldiselt 3 teemaviidet, mida rohkem ma sinna eesti keeles panen,
seda nii-öelda spämmilikum see postitus tegelikult tundub. Et kui on ainult 3 lauset ja lisaks seal siis 5 sellist teemaviidet, siis see ei mõju väga hästi. Ehk siis pikemate postituste puhul kindlasti see 5 on täiesti okei, võib-olla mõne teemaviite saad sinna teksti sisse ära peita, aga üldjoones soovitan 3 teemaviidet kasutada ja see on nii-öelda best practice, mida ma ise ka kasutan. Postitusel veedetud aeg muutus üha tähtsamaks, ehk siis 2020 mai tutvustas LinkedIn, et algoritm võtab arvesse ka postitusel veedetud aega. See tähendab seda, et see näitab nii-öelda selle postituse kvaliteeti. Ehk siis kui kaua postitust ekraanil inimesele kuvatakse, kas inimesed klikivad see more nupule või mitte, see kõik määrab ära selle, kui kaua inimene sinu postitusel veedab. Ehk siis kui sa saad ta tähelepanu, esialgu selle 2-3 lausega, mis LinkedIni postituste puhul üldiselt näha on, ja inimene vajutab see more ja sa suudad seal selle 1300 tähemärgi jooksul inimesele mingisugust lisaväärtust pakkuda ja võib-olla ta mõtlema panna, kaasa mõtlema panna ja võib-olla ta lisab oma kommentaari ka veel sinna postituse alla, siis seda rohkem ta sellel nii-öelda postitusel aega veedab, seda rohkem ta seal teiste kommentaare ka loeb ja nii edasi ja see kõik näitab LinkedIni algoritmile, et see postitus on väärtuslik, see läheb inimestele korda ja seda hakkab LinkedIn rohkem näitama enda nii-öelda uudisvoos inimestele ka. Postituste loomisel kasutab formaati, kus inimestel on võimalik visuaalset sisu tarbida ja sellesse süveneda, ehk siis mida sa öelda soovid. See teema võiks olla videoformaadis, fotoalbumina, esitlusena, mida iganes. Põhiline on see, et inimene saaks seda tarbida nii-öelda amps-ampsu haaval. Ehk siis see ei ole, võib-olla see tekstipostitus ainuüksi ei olegi kõige parem nii-öelda lahendus. Pane sinna juurde mingi visuaalne materjal, mida inimene saab scrollida, kus ta saab klikkida. Ehk siis esitlused, väga hea formaat, mida kasutada tänase päeva LinkedInis levib väga hästi, sest see engagement, mis sa sealt saad, on kõvasti suurem kui lihtsalt tekstipostituse puhul. Ja sisutekstide kirjutamisel ära jää selle 1-2 lause juurde, loo pikemaid sisutekste, aga mis oleksid ka ühtlasi relevantsed. Ehk siis mõtle selle peale, mida sa kirjutad ja proovi sellega ka inimestele väärtust juurde luua. Tähtis on ka nii-öelda see, kuidas öelda, see kuldne tund, mis tänaseks päevaks on muutunud lausa 8 tunniks, ehk siis esimesed 2 tundi on postitamise hetkest kriitilise tähtsusega. Selle aja jooksul saadud kommentaarid, reageerimised ja jagamised panevad aluse sinu postituse orgaanilisele levikule. Ehk siis mida rohkem kaasatust sa 2 tunni jooksul saad, seda suuremale hulgale inimestele sinu postitus ka näidatakse. Tuletan meelde seda nii-öelda SSI skoori mõju, ehk siis mida suurematele inimestele või mida suurem su SSI skoor on, seda rohkematele inimestele seda postitust testimiseks näidatakse ja kui nemad on kaasatud selle postitusega, selle 2 tunni jooksul sa saad rohkelt reageerimisi, jagamisi ja kommentaare, siis see paneb aluse sinu postituse orgaanilisele levikule. Postitused, mis levisid üle 50 000 inimeseni, said esimese 2 tunni jooksul keskmiselt 100 kaasatust. Ehk siis siin on hea statistika selle alusel, et kui palju sul täpsemalt vaja on selle jaoks, et su postituse levik oleks kõrgem. Jah, Eestis on tiba teistmoodi. Eesti sisuga see kaasamine on väiksem, seal 2 tunni jooksul sa ei saa nii palju neid kaasatusi. Tehes ingliskeelset sisu on see võimalus vähe suurem, sest et ka nii-öelda see inimeste hulk, kelleni sa jõuda võid, see potentsiaalne hulk on kõvasti suurem kui eesti keeles. Aga siin on näide sellest, et parim aeg postitamiseks on hommikuti kell 8-10, see on Eesti mõistes. Inimene tuleb tööle, LinkedIni kasutatakse põhiliselt tööl, sa oled nii-öelda tööalase mindsetiga LinkedInis ja siis 8-10 see inimene on nii-öelda töömõtetega LinkedInis, ta käib selle läbi, ta vaatab, leiab seal mingisugust motivatsiooni, inspiratsiooni võib-olla tööpäeva alustamiseks ja selle aja jooksul sa saad oma postitusega siis tema uudisvoogu. Ehk siis see on kõige aktiivsem aeg, millal inimesed LinkedInis on, postita siis. Ei ole mõtet postitada kell 2 öösel, kui mitte kedagi LinkedInis ei ole. Jah, seal võib olla see efekt, et hommikul kell 7 inimene ärkab üles, suur hulk inimesi ja siis nad näevad seda postitust, aga pigem mitte, sest nagu eelnevalt mainitud, 2 tundi on see nii-öelda kuldne aeg, mis aja jooksul tuleks postitada. Või tähendab, mis aja jooksul postitused kõige rohkem reaktsioone saavad. Ja mille alusel siis luuakse eeldus orgaanilise leviku kasvule.
Laupäeval ja pühapäeval kasutavad LinkedIni ligi 50% inimestest, nendest ainult 25 postitavad oma profiilile. Ehk siis väga väike hulk inimesi reaalselt postitavad. Seega mingil ajahetkel tasub katsetada ka nädalavahetuseti postitada, sest see ühel hetkel võib väga hästi toimida ja inimesed näevad siis sind rohkem, sest et nii-öelda seda konkurentsi on postituste osas ka vähem. Postituse autor peab hiljemalt 24 tunni jooksul postituse alla jäetud kommentaaridele vastama, et tekiks positiivne efekt algoritmile. Kui seda ei tehta, siis see jätab LinkedInile mulje, et sa ei hooli, sa ei loo diskussiooni, sa ei hoia diskussiooni õhus, milleks sinu postitust edasi näidata. Seega kommentaaridele vastamine ASAP, tee seda kohe, kui kommentaar tuleb. Siin on näide eestikeelsest sisust, mis jõudis 10 000 inimeseni. See postitus sai esimese tunniga kuni 20 reageerimist ja selle aja jooksul siis 3-4 päeva lõikes see postitus jõudis 8000 inimeseni, pärast mida see vaikselt hakkas nagu jälle kasvama. Ja lõpuks jõudis siis 10 000 inimeseni peaaegu. Et see on hea näide sellest, et LinkedIni orgaanilise sisu kaudu on võimalik väga suure hulga inimesteni jõuda. Seega seda tuleks tänasel päeval ära kasutada, kui su soov on oma nii-öelda persoonibrändi või ettevõtte brändi LinkedInis kasvatada. Märkimise funktsionaalsus, ainus märksõna, mis siin välja tuua, ole mõistlik. Ehk siis algoritm vähendab postituse orgaanilist levikut, kui postitusse on märgitud inimesed, kes ei ole sellele reageerinud, kommenteerinud või seda jaganud. Selleks, et märkimine annaks positiivset efekti, peavad vähemalt 50% inimesi, kes sinu postituses märgitud, postitusega kaasatud olema. Kui aga reageerib vähem kui 25% märgitutest, siis võetakse seda kui spämmi ning sinu postituse ulatust piiratakse 20–30% võrra. Eks siis ole mõistlik nende märkimistega LinkedInis. Ja kui sa märgid kedagi, siis võib-olla on mõistlik anda see heads up, et kuule Jaan, ma teen just LinkedIni postitust, märgin sinu ka sinna ära, ole hea, viska like või pane sinna omapoolne kommentaar selle laheda ürituse kohta. Et selline nii-öelda kaasamine võib-olla või nii-öelda häälestamine inimesele, keda sa märgid enda postitusse, see aitab ka sul orgaaniliselt hiljem kiiremini siis suurem hulga inimesteni jõuda. Väliste linkide kasutamine. LinkedIni algoritmile tuleb välja, et väliste linkide kasutamine üldse ei meeldi. Nüüd aga on väike nii-öelda selline nüanss tulnud, et mingis mõttes see nagu aitab ka algoritmile kaasa, et sul link sees on, et kui inimesed klikivad sellele lingile, siis järelikult see on nagu selline usaldusväärne link, sa annad head informatsiooni, sa oled nii-öelda usaldusväärne infoallikas. Aga nagu välja tuleb selle raporti käigus, mille alusel me tegelikult selle koolituse siin ka kokku oleme pannud, kus siis vaadati 10 000 erinevaid LinkedIni postitusi, analüüsiti neid, siis mida rohkem linke, seda madalam postituse levik. Ja nii lihtne ongi. Ehk LinkedIn ikkagi ei soovi, et inimesed nende platvormilt ära liiguksid kuskile mujale, nii-öelda uitama kuskile läheksid. Nad tahavad, et sa oleksid nende platvormil. Seega, kui on võimalus, ära kasuta linke. Ei ole soovituslik seda teha. Kui sa soovid lingi panna, siis tee seda nii, et sa postitad ära, vajutad edit või muuda ja lisad selle lingi siis sinna sisse. Et see ei tohiks nii palju seda nii-öelda orgaanilist ulatust mõjutada. Ja link on sobilik siis lisada teksti sisse, mitte lõppu või algusesse. Et see ei mõju algoritmi suhtes väga hästi. Ja postitused, millel on 2 linki, saavad 25% vähem vaatamisi, millel on 3 või rohkem linki, saavad 40% vähem vaatamisi. Seega väliste linkide kasutamine, no go. Loo diskussiooni. Ehk kui su postitus on rakett, siis kommentaar on sellele kui raketi kütus, mis paneb selle liikuma. Postitustele reageerimistega võrreldes annavad kommentaarid ulatuse tõstmisel 2 korda paremaid tulemusi, jagamistega võrreldes lausa 8%, 8 korda paremaid tulemusi. Mis tähendab seda, et ei ole mõtet inimestel lasta jagada sinu postitusi, vaid lase neil kommenteerida. Ja loo ise seda diskussiooni, ole nii-öelda see inimene, kes selle teema üles tõstatab
ja siis modereerib seda nii-öelda diskussiooni hiljem seal kommentaariumis ja proovib inimeste mõtteid võib-olla paremini esile tuua. Jagamine võrdub sisu duplikeerimine. Ehk siis LinkedIni silmis jagamine on üleliigne duplikeerimine. Nad ei taha teha sellist nii-öelda võimalust sinna oma platvormile, kus kõik inimesed jagavad midagi ja nad jagavad ühte sama asja ja see tuleb inimestel seal uudisvoos kogu aeg välja. Nad ei soovi seda teha, see on nagu Facebook paar aastat tagasi oli, kui sa lähed Facebooki, sa näed ühte ja sama loosimismängu lihtsalt 100 korda. Nad ei taha sellist nii-öelda kuvandit endale luua. Seega, kui on mingid postitusi, mida sa tahad organisatsiooni siseselt siis jagada suuremale hulgale inimestele, siis tehke seda nii, et see nii-öelda ettevõtte lehe või organisatsiooni lehele postitatud visuaal, te saadate selle otse inimesele, inimene läheb selle alla, läheb selle siis hiljem LinkedIni üles, paneb oma 2 senti sinna juurde, ehk siis oma mõtted selle teemaga seonduvalt ja sellisel kujul see postitus jõuab selle inimese kontaktivõrgustikuna pluss veel edasi teiste nii-öelda kontaktideni. Ehk siis see haare on kõvasti suurem kui see, et inimene lihtsalt jagab, sest et jagades nii-öelda selle originaalset postitust LinkedIn lehelt jagades jõuab see postitus orgaaniliselt vähema hulga inimesteni kui siis, kui inimene selle postituse enda profiilile nii-öelda originaalselt postitab. Seega võtke seda arvesse, te jõuate suurema hulga inimesteni ja see nii-öelda impact on ka tegelikult suurem, sest et sellest ühest postitusest, visuaal on sama, aga mõtted on erinevad. Inimesed lisavad oma erinevaid mõtteid sinna, oma erinev nii-öelda mõtteviis, mis sinna postitusse sisse läheb. See võib-olla annab sulle järgmiseks postituseks mõne hea perspektiivi, mida sa saaksid ära kasutada. Seega vaata ka seda nii-öelda sellise sisu loomise võtmes, et see on väga hea sisend, mida sa oma inimeste käest siis saada võid. Video eraldab terad sõkaldest. Ehk videopostitused jõuavad keskmiselt 20–40% rohkemate inimesteni. Ideaalne videopostituse pikkus on 30–60 sekundit. See on ruutformaadis, ehk siis ta kasutab seda nii-öelda kinnisvara pinda seal ära, seda nii-öelda bittide pinda, mis uudisvoos on eriti mobiili puhul, kus mobiilis see nii-öelda ruutformaat tuleb päris suurelt tegelikult seal rakenduses ette. Ja kindlasti peavad olema videod subtiitritega, sest et nagu räägitud eelnevalt, LinkedIn on tööalane platvorm, enamuse ajast kasutatakse seda tööl olles ja kui sa tööl olles soovid heliga vaadata, siis sa segad teisi ja üldiselt seda ei tehta, kui sul just kõrvaklappe ei ole. Nii et subtiitrid juurde, inimesed saavadki ilma helita seda vaadata, olgu nad siis kontoris, bussis või jumal teab kus, sa annad neile vähemalt võimaluse seda vaadata ilma helita. Natuke tasuta raketikütust, mida LinkedIn ise annab, ehk siis ta eelistab järgnevas formaadis postitusi, nagu näiteks tekstipostitused, sest need on 1300 tähemärki, üldiselt pikad sellised arutelud, mõtted ja inimestele lähevad need korda. Fotod, eriti fotoalbumid, sest inimesed klikivad nende peal, see näitab ka nii-öelda selle postituse kaasatuse määra kõrgemana ja see kaudu levib see ka suurema hulga inimesteni. Esitlused, ehk siis PDF-dokumendid, mida toetab tekst, mida rohkem sa niimoodi läbi klikkida saad neid erinevaid lehti, seda parem. Jällegi kaasatus kasvab, orgaaniline levik suureneb. Videopostitused, mis on otse LinkedIni üles laetud või Vimeo lingiga jagatud, neid LinkedIn samamoodi siis soovib suuremale hulgale inimestele näidata. Ehk, mis me siin välja võime lugeda, on see, et kuigi välised lingid LinkedInile ei meeldi, siis Vimeo linki ta eelistab. Ja YouTube'i lingiga jagatud videod saavad jällegi vähema leviku. Ühtlasi saavad vähemat levikut küsitlused, välised lingid ja LinkedIn artiklid. Mida arvata LinkedIn artiklitest? Artiklite vaatamised on 2016. aastast alates siis drastiliselt langenud. Üldiselt saavad artiklid 70–85% vähem vaatamisi. Oodata tasub
LinkedIn newslettersid, mis on selline uus formaat ja mida erinevatesse maailma jagudes siis juba vaikselt testitakse, eriti Ameerikas. Selle puhul saavad siis inimesed oma lemmikute arvamusliidrite uudiskirjadega LinkedInis liituda ja Ameerika statistika põhjal on LinkedIn uudiskirjadel 4 korda kõrgem levik kui tavalistel LinkedIn artiklitel. Mida LinkedIn newsletters võimaldab, on see, et sa saad siis omal vabal valikul selle arvamusliidri uudiskirjaga liituda, sa saad teavituse uuest uudiskirjast LinkedInis ja teiseks see uudiskiri saadetakse inimestele meilile. Seega see on nagu selline väike meili turunduse platvorm, mis aitab sul siis kiiresti sellise uudiskirja massideni levitada. Selline siis meie LinkedIn algoritmi muudatuste videokoolitus sai. Kui sulle see video meeldis, siis mine kindlasti YouTube'i kanalile, hakka meid jälgima, selliseid videoid tuleb meile ajapikku järjest juurde. Ja kui sa tahad selle analüüsiga täpsemalt tutvuda, mille alusel me selle videokoolituse kokku panime, siis seda on võimalik teha meie turundusblogi postituses LinkedIn algoritmi muudatused.